Tere hommikust päevast ja õhtust, armas Suvariigi kuulaja. Minu nimi on Mark Belkin. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Suvariik. See on Suvariik. Minu variik või? Jah, see varik. Nagu Suvariik. Suvariik. Ja see on sinu riik ka, see on meie kõigi riik. See on meie kõigi riik ja meie kõigi riigis on juhtunud tähtsaid asju. Jah, mis sinule toimus? Minule tähtis asi on juhtunud siin riigis. Ma jäin vahele ühe asjaga. Ma postitasin Instagrami story'sse ühe pildi eile õhtuselt esinemiselt ja tähelepanelik story vaataja kirjutas mulle appi, issand jumal küll, kuidas see võimalik on. Annil on seljas midagi, mis ei ole musta värvi. Ma olin selga pannud ühe kollase pintsaku ja see ei jäänud märkamatuks. See on skandaalne, ma ütleks. Ja kusjuures keegi, ma kandsin seda pintsakut terve päeva ja mitte keegi ei teinud ühtegi Reformierakonna nalja. Et keegi ei saanud aru, et ma olen sleeper agent. Lihtsalt mul oli kollane pintsak, mille ma ostsin Turu linnas ühest väga lahedast kaltsukast, kus ma soetasin ka teisi riideesemeid ja ühe väga toreda kollase pintsaku. Ma mõtlesin, see on suvine, see on tore, aga kohe sain call outitud. Jah, armas kuulaja, tõesti Suvariik vabandab. Me vabandame, et me oleme lasknud oma brändi niimoodi langeda ja tõepoolest täna me siiski mõlemad Anniga kanname musta nagu kord ja kohus ja tõesti palume siiralt vabandust. Jah, me oleme ikkagi valmis, et iga hetk algab tehnoreiv, kus saab õues järjekorras seista ja siis meid ei lasta tuppa. Mu armas kaasa avastas ühel hetkel minu kohta seda, et nagu ma olen pintsakuga tüüp ja pintsakuga tüüp on üks selline tegelane, kes kuulab väga palju tech house'i ja käib pidudel, noogutab tihti, tal on pintsak seljas ja ta tegeleb tehnoloogiaga, rahaga, midagi sarnast. Ja kui neid on ei ole väga kerge rääkida selle tüübiga. Kui neid on kambas koos mitu, siis nad on tulnud töökollektiiviga jooma. Jah, või muud moodi ennast vabaks laskma. Jah. Pean siin kohal tunnistama, et mulle täitsa, ma kuulan päris palju tech house'i või? No nüüd tuli veel skandaalsem asi välja, jah? Jah, no ma kuulen igasugused asju. Vaata, sa tegid selle Brasiilia mussi playlisti Spotify's, sest keegi küsis. Ja mina tunnistan üles, et ka mina kuulan seda päris tihti enne show'sid, sest seal on head sellised upbeat, aga mitte väga rajud lood. Tihtilugu lood, kus ei ole väga palju sõnu, et siis on hea oma setti meenutada ja seda nagu taustaks lasta, et ennast üles haipida. Et see, kui ma lähen kuskil esinema, siis ma panen selle päris tihti mängima, et sa oled minu igapäevaellu toonud toreda ja olulise tööriista selles mõttes. Jaa, no see on hea. Spotify'st saab siis playlisti see on vist isegi public, jah? Tume midagi, something. Ja mul on igasugused playlist, ma ise kuulan ka, ma kuulan tihti mul on näiteks üks mingisugune 150 plus BPM lihtsalt tummi ja bassi coverid erinevatest lugudest, näiteks mida ma mõnikord kõndides kuulan. Täna ma kuulasin oma Dubstepi setti, mis on väga naljakas set. Seal käib Taylor Swiftiga. Dubstep Taylor Swiftiga? Ja siis seal on näiteks Crazy Train ja Metallica Enter Sandman. Okei, Dubstepina või? Ja kõige parem Dubstepi Paper Planesist on väga head. Ühesõnaga, need on klipid, need on kõik klipid. Ja see on fun, see on üks zeinimaid. Mulle väga meeldivad, mulle väga meeldib muusikat kuulata ja mul on hea meel, et sa oled ka leidnud. Jah, lõpuks ometi avastasin muusika. Ja tänu minule. Sa oleks teadnud isegi, et muusika eksisteerib. Ma enne ei teadnud, et siuke asi formaadina on olemas, et ainult kõrvadele. Mina sellel nädalal tegin ka midagi, mis on nagu piinlik, aga samas ei ole ka. Mul on tead isiklikus elus on siuke, mul on ülemineku periood ühest töökohast teise, otsade kokkutõmbamine, uute otsade avamine, siuke, ütleme, keeruline aeg natuke, eks. Ja siis ma olen teinud peamiselt 2 asja. Ma olen mänginud arvutimängu Football Manager, nagu õhtuti siis, tööd ka teinud, aga nagu ma olen mänginud mängu Football Manager, manageerinud jalgpalliklubi, mul on
piinlikult palju igasuguseid moode, asju, settinguid, tweak'e ja muid sarnaseid asju, et mu football manageri experience oleks perfektne ja võimalikult raske. Ja jah, ma manageerin klubi FC Elva, vabandust, ja meil ei lähe väga hästi. Ehk siis sa oled kehv football manager, sest sa tegid töö endale raskeks. Ma tegin endale niivõrd palju tweak'e, et ma tahtsin, et seal on muidu mingid asjad, kuidas sa saad seda matši mootorit petta. Lihtsalt mingid strateegiad, mis lihtsalt teevad katki mootori ja siis ma tweakisin, võtsin igasuguseid tweak'e ja asju selleks, et neid maha võtta ja siis on lihtsalt väga raske on. väga keeruline. Ja siis ma kaotasin ära, haldasin ka Eesti koondist ja siis ma hävitasin kogemata Eesti koondise ründaja Rauno Sappineni karjääri läbi sellega, et ta oli väga väsinud ja siis ma olin nagu, ei, sa mängid edasi. Ja siis ta sai vigastada nii tõsiselt, et ta lõpetas oma karjääri ära mul mängus. See on väga kurb. Ehk siis sa oled nagu managerina, sa oled ikkagi piitsa, mitte prääniku peal, ma saan aru, jah? Vähemalt temaga sa said oma õppetunni, I guess. Ja ma sain, jah. Need tweak'id on karmid. Ja siis teine asi, mida ma tegin, ma vaatasin koos kaasaga kinofilmi Borat. Ja, see on tõesti... Kinofilmi, jah. Borat esimest, mida ma ei ole vaadanud umbes 20 aastat. Ja tead sa, see on... Okei, seal on probleeme ikka mulle nagu see Sacha Baron Coheni nagu see stiil. Seal on negatiivsed asjad, aga issand jumal, seal on niivõrd palju one-linereid. Seal ei ole üldse ainult seksinäljad. Ma mäletasin, et seal on nagu hästi palju nagu lihtsalt seksinälju, aga seal on muid nälju ka. Ja nüüd ma saan aru, miks üks sõbranna, ma ei viin seda isegi niimoodi kokku. Mu kaasa meenutas mulle, et üks meie sõbranna, ta referentsib seda kohta suht filmi algusest, kus Borat on hotellitoas ja siis ta ütleb, I have chair, King in the Castle. King in the Castle, jah. Ja ma ei mäletan absoluutselt, et see on Boratist. Ja ma sain aru, mida ta referentsib. Ja Sacha Baron Coheni juures huvitav faktike, sest mina olen millegi tõttu sattunud aeg-ajalt sinna Wikipedia auku, kus ma guugeldan kloune, sest on üks prantsuse vanamees, Gaulier, kellel on klounikool, kus ta õpetab sind klouniks saama, murdes sind inimesena maha ja siis vaadates, kas sa suudad ennast uuesti kokku panna. See on hästi naljakas selles mõttes, et ta on väga-väga nagu vihane klounikool, kus siis sa treenid erinevat tüüpi klounimist ja nii edasi ja Sacha Baron on ka käinud seal õppimas klouniks, mis on äärmiselt huvitav, lihtsalt, et kui sa saad teada, et kes seal Gaulieri koolis käinud on, saad mingi, okei, kind of makes sense, et ta need võtted, mis ta kasutab, ongi nagu selles mõttes klounimisest tulnud, et ma olen vist rääkinud ka seda, et kloun ei ole lihtsalt see, et sa värvid näo ära, et lastele trikke, et klounimine kui selline on publikuga mängimine tegelikult enamasti ja siis küsimus on, et kas sa ise söödad neile nalja ette või sa vaatad, mis nemad teevad ja siis mängid selle põhjalt, et siis sa oled pofuun, on ju, mitte nagu klassikaline kloun ja nii edasi. Ja see eeldab väga palju on ju seda, et sa oled endast üle ja nagu hävitad oma ego ära. No sellepärast ta murrabki su maha, et noh, et kui sa sealt läbi tuled, siis sa oled, no see on natuke nagu kõik need toksilised koolkonnad sporti ja näitlemist samamoodi ju, et kui sa selle siin ära teed, siis sa alles, sa näitad neile, on ju, mis noh, paljud inimesed teeb lihtsalt katki, aga need, kes ei tee, saavad sealt välja suure tõenäosusega oma ala professionaalidena, teine variant kurbade sõltuvusprobleemidega keskpäraste asjadena, kellel on see märge, et nad on seda teinud, on ju. Et see ei ole nagu edu valem, aga see on lihtsalt hästi huvitav kontseptsioon, on see Gaulieri klounikool kui selline. Ja Redditist aeg-ajalt leiab, ma ei tea ju, kas need on tõesed või mitte, aga kohati kõlavad tõesed. On lugusid nendest nagu näitlejatest, inimesed, kes töötavad mingites restoranides ja kohtades, mis on võttepaikade lähedal ja siis puutuvad kokku näitlejatega, kes on in character kogu aeg. Et neil on nagu paus ja nii edasi ja nad ei taha karakterist välja tulla ja siis on mingid näitlejad, kellel on umbes nagu terve tiim on kaasas selleks, et nad saaksid vahendada
sellepärast, et nagu ja selgitada, et ei, ta tegelikult, see ei ole tema, et nagu see on kuulus inimene, ta on tegelikult tore inimene, aga lihtsalt me tõesti filmime praegu ja ta protsess on umbes nagu selline ja tollane. mis on nagu see, et sul on palju aega. Ja kusjuures see film, mida ma veel ei ole vaadanud, see teine Sacha Baron Coheni film on ju see uus teine Borat. Seal ma saan aru, ta oli reaalselt vist 5 päeva ju karantiinis mingisuguste konspiratsioonivendadega ja oli 5 päeva in character Boratina. Vist on nii. Ma ei ole näinud seda. Ma ei ole näinud. Jaa. Aga ehk siis ja minu üks lemmikuid tolleaegseid filme on Eurotrip, kus minul on hästi palju tekkinud täpselt seda sõnavara ja tsitaate Eurotripist, et Now I can buy my own restaurant. Now I can buy my own hotel. Hotel või? Hotel, jah. Ma olen, vaata, see on, jah, ma tsiteerin valesti ka ju. I will open up my own hotel. Ongi või? Talle antakse tippi mingi münt. Ja siis ta ütleb, I will open up my own hotel sellega. Hästi huvitav on see, et seal see pervert itaallane rongis on Fred Armisen, kes on väga tuntud koomik Ameerikas ja ma ju ei saanud aru, et see on Fred Armisen, kui ma seda lapsena vaatasin ja nüüd tagasi vaadates, see on hästi naljakas lihtsalt, et tema selles rollis on näiteks. Et Eurotrip hästi tore. Kas seal on American Pies on Alison Hannigan, kes on Buffy sõber ja siis How I Met Your Mother, see on ju. See on see teine. See on see teine vist, jah. Aga nad on sama ajastu sarnane šüsee mingis, selles nagu me teeme mingid high school / college asja ja nii edasi. Eurotrip mulle selles mõttes meeldib rohkem, et ta on vähem ainult rõve. Et American Pie on nagu peamiselt lihtsalt rõve. Mitte nagu ainult, aga peamiselt lihtsalt rõve. Aga see oli nagu komöödiafilmi kuldaeg oli see, et tänapäeval nii palju ei tehta ja ei saavutata ka nii suurt edu. Et see oli mingi laine lihtsalt, mis oli hästi pop. Väga head soundtrackid olid ka tolles ajas ja praegu kuuled mingid laulu, sa oled mingi, see on Eurotripist, on ju. Scotty doesn't know, Eurotrip. Väga pull. Austraalias oli kunagi üks peaminister Scott Morrison ja ta lasi oma veebilehel expire'ida. Ja siis keegi võttis üle selle veebilehe ja pani Scotty doesn't know mängima sinna luupi peale. See on küsimus, mida ma aeg-ajalt küsin mälumängudel. Ja, ma lihtsalt küsin, et mis see laul on, mis on filmis nii edasi. Ja olulisi asju on juhtunud ka Eestis. Tegelikult me oleme siin niisama lobisenud, kuidas nädal läinud on, aga terve Eesti riik on saanud ühe tähtsa dokumendi võrra rikkamaks. Just nii. Ja mis ei ole ilusam, kui saada ühe tähtsa dokumendi võrra rikkamaks riigina. Ja see dokument on koalitsioonilepe. Me võime olla üllatunud, seepärast, et see koalitsioon on nii ammu juba ju tegutsenud, aga vaata, kõigepealt oli aluslepe ja siis nüüd on koalitsioonilepe. Aga eks ikka, vaata, sul on kõigepealt nagu deitimisperiood ja siis sa otsustad, et sa oled suhtes, et nad kõigepealt nagu deitisid, vaatasid, kuidas omavahel läheb ja siis leppisid kokku mingites reeglites. Ei pane kõrvalt, ei käi teistega kohtingul, ei kutsu isamaad kolmandaks. Ja nüüd lepime kokku, mis me edasi teeme. Yeah. Et mina näen seda niimoodi, et ma näen, et see on võib-olla isegi tänapäeva Tinderi ajastule väga kohane, et sa kõigepealt hakkad niisama nagu flingima ja siis lepid päriselt asjad kokku. Ja seal on 434 punkti. Ja Urmas Jagant oma poliitikaraadaris, muide, mis on jätkuvalt imeline toode Eesti Ekspressis saab lugeda ja tellida. Ja kusjuures nüüd saab tellida ka. Eks ju. Ma olen ka ära tellinud, nii et aitäh kõik inimesed, kes teavad kedagi, kes töötavad Delfi meedias. Ma olen lõpuks saanud. Ja ma olen lõpuks saanud ka Urmas Jagandi tellijaks. Ja Urmas pointib auti, et see 400 tegevust on võimuleppes põhimõtteliselt peab näitama lihtsalt seda, et see valitsus vaata jagab asja. Et neil on palju. Neil on palju ja nad teevad, mis nad teevad ja seal on vaata igasugused kvartalid ja tähtpäevad ja sellised asjad nagu kirjas, et see on nagu tõsine justkui. Ja siis teemade järjestus ütleb seda, et midagi tähtsamat julgeolekust ei ole ja siis järgmine asi on haridus. Ja riigi rahandus on alles positsioonil 11 ja no Reformierakond, rahaerakond on nagu pivotimas julgeolekusse. Jah, jälle. Sest raha on nii kaoses, et sa ei saa seda lubada lihtsalt endale, et sa paned selle ette. Yeah. Sest sa ei saa korda seda. Ja Urmas ütleb, et teile öeldakse, et raha on igasugusteks asjadeks, kus see raha tuleb ja kui palju selgub eelarvestrateegia koostamise käigus.
ja AI tuleb igal pool kasutada. Bürokraatia peab vähenema ja kõige rohkem läheb sa valitsusele korda siis, kui sa oled ettevõtja. Et Make sense samas. Make sense. Ja selle valitsusega. Ma pakun sulle välja sellist lõbusat mängu, et mängime koalitsioonileppe ruletti. See on tõsiselt pikk dokument, see on 49 lehekülge PDF-i ja 400 ettepanekut. Ja ma pakun, et lihtsalt scrollime ja siis jääme mingi hetk pidama, mõlemad teeme. Me võime mõlemad võtame näiteks ühe suvalise punkti, mis jääb nagu sinna esimeseks. Pinnale. Aga teeme nii, et ma ütlen sulle ühe numbri ja sa ütled mulle ühe numbri. Okei. Või ei või? Või sa tahad lihtsalt scrollin? Ma scrollin ja siis ma ütlen sulle numbri ja sina pead analüüsima. Ei, sa ütled, ma mõtlesin, et sa ütled mulle numbri nagu 114 ja ma loen ette, mis seal on. Okei, teeme nii. See on nagu lihtsam. Okei, teeme 214. Vaatan mina. Ja sina vaatad, jah? Ja sina vaatad 67. Nii, mina olen 214. Ma olen leidnud üles punkti 214 ja 214 on spordi ja kultuuri rahastusmudelite all selline punkt nagu eraraha kaasamiseks kultuuri ja spordi valdkonda loome eraraha kaasamise fondi, muutes hasartmängumaksu seadust ja suunates 20% laekuvast lisatulust sellesse fondi. Wow. Oot. See on... Nad muudavad hasartmängu seadust, mis toob lisatulu. Mida see tähendab? Et hasartmängu tootjad saavad rohkem hasartmängu reklaami teha ja lihtsamalt ja saavad seda süstemaatilisemalt teha riigi toel ja riigi süsteemi abil. Jah, ja see raha läheb... Ja muide, seal samas koalitsioonileppes on ka kirjas, et algatame parlamendis kaughasartmängu seaduse muutmise spordile ja kultuurile lisaraha leidmise eesmärgil, langetame 0,5% võrra aastas maksumäära ja jõuame aastaks 2028 4%-ni. Oot. Hasartmängumaksu seadust muudetakse... Ja, et maksumäär, hasartmängumaks, kaughasartmängumaks, ehk siis... Kas see kõik on need... Panustajad, mitte kasiinad ja panustajad. Ehk siis online kasiinid, kus sa saad slottida ehk siis need välismaa asjad, mis on juba, me oleme kirjutanud lugusid, et veider, need on kahtlastest maksuparadiisidest asjad, tundub, et Vene raha tuleb aeg-ajalt, niimoodi välditakse. Langetame maksu ja loome riikliku institutsiooni selle jaoks, et seda raha nagu kasutada. Eks me institutsionaliseerime selle, et see eksisteerib. Ja tegelikult me langetame nende maksumäära ja me eeldame, et nad hakkavad selle võrra rohkem eestlastele hasartmängu reklaamima. Me oleme sellest rääkinud. Ja ütleme, et see on kõik kultuuri ja spordi huvides nagu alkoga. Et oli ju, kunagi oli mingi lugu, et 100 000 eestlast on hasartmängu riskirühmas. Jah. Cool, tore, et 214 meil selle teada andis ja kusjuures siin on kirjas... Mulle tundub vähemalt nii. Me oletame. Oletame hetkel, aga... Aga siin on kirjas, kasutame printsiipi, kus annetuste puhul 1/3 rahalisest panusest on riigi osa ja 2/3 ettevõtte panus. Toetamise aluseks on tulumaksusoodustusega MTÜ ja sihtasutuste nimekirjas olevad organisatsioonid. Okei, see makes sense. Aga... kui ma õigesti aru saan, siis see hasartmängumaksu seadusest tulev lisaraha läheb sinna fondi ja võetakse siis vastu ka annetusi. Ehk siis sa saad nagu indulgentsi osta ka. Siin on number 67, vaatame, mis number 67 avab meile. Tugispetsialistide vajanduse leevendamiseks alustame läbirääkimisi kutseandjatega tugispetsialistide kvalifikatsiooni nõuete täpsustamiseks. Laiendame haridussüsteemi tugispetsialistide profiili ja koostame kaasava hariduse teenuse põhimõtted. Ehk siis tugispetsialistid koolides, nende nõuded vähendatakse, sest koolides ei ole piisavalt kvalifitseeritud tugispetsialiste hetkel tegelikult. Ja, no see tundub isegi nagu mõistlik punkt iseenesest. Seal on ilmselt mingisugune taust, mida ma ka ei tea. Aga ühesõnaga jah, see tundub nagu... Ühesõnaga jah, et tõenäoliselt nad rohkem siis täpsustavad seda rolli, et mis nende tugispetsialistidel on selleks, et inimesed saaksid nagu seda nagu mingit personaalsemalt rääkida. Nii. Teeme veel. See tundub väga kasulik mäng. Tore mäng, ütle üks number mulle. Teeme kohe
üks 389. Oi, ma kerin sinna ära ja siis ma ütlen sulle pärast numbri. 389, nii palju scrollimist. 389 on teemaks tervishoid ja sotsiaalvaldkond. Opladi. Ja siin on kirjas: tagame tervishoiu varustuskindluse, soetades strateegiliselt olulised varud, ravimid, meditsiiniseadmed ja muud säärast. Okei, no see on vana punkt iseenesest, jah. See on ka mõistlik iseenesest selles mõttes, et kriisiolukorras sa tegelikult tahad, et sul oleks nagu riigis sees mingid asjad olemas. Selle kõige suurem probleem on olnud selles vist, et kes neid varusid hoiab. Ehk siis ravimite puhul on näiteks olnud riigil vist suur probleem sellega, et kas apteegid, ravimifirmad, hulgimüüjad hoiavad neid oma ladudes, kes riigil on mingi oma varu, sest ravimid igavesti ei säili, eks ole. Et mingis mõttes oleks loogiline see, kui sul oleks näiteks edasi müüjal, oleks lihtsalt, nad hoiaksid rohkem laoseisu endal kogu aeg, hoiaksid mingit likviidsust ja siis uuendaks seda. Aga vist on küsimus selles, et kas nad tahavad sellest kompensatsiooni või ei taha ja nii edasi. Aga üldiselt see varude värk on mõistlik, jah? Mina ütlen sulle numbris 112. 112. Ja 112 on valitsuse prioriteediks on kodanikuhariduse tugevdamine koolides ja noorsootöötegevustes. On oluline pöörata eritähelepanu Eesti noorte radikaliseerumisega seotud riskidele. Noorte oma algatuste projektide kaudu tugevdame noortes arusaamist demokraatlikest väärtustest ning ühiskondlikku vastupanuvõimet valeinfole ja autoritaarsetele tendentsidele. Viime sellekohased tegevused ellu Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektides osalemise teel. Tegelikult nad tahtsid lihtsalt ära markeerida ilma suurema sisuta, et me oleme vastu sellele Manosphere asjale. Ja siis nad ütlesid, et meil on euroraha ja me kasutame euroraha niimoodi nagu peab. Jah, sest see ei ole ka, see oli täiesti tühi marker selles mõttes ausalt öeldes. Minu meelest. See nagu palju ei öelnud, aga vaata vahel sa ütled ka mingeid asju selleks, et kuidagi ideoloogiliselt ennast nagu ära määratleda. Virtual signalimine on selles mõttes okei. Mulle meeldib iseenesest väga see termin kodanikuharidus. See on äge sõna, nagu et ühiskonnaõpetus või nii edasi ei anna seda nagu mõtet edasi. See on lihtsalt see, et kes sa oled kodanikuna, mida see tähendab sulle ja mis see... Kuidas sa riiki suhestud ja nii edasi, loomulikult, jah. Ütle mulle üks number. Teeme naljaka number 69. Okay. Sa muudkui saadad mind üles-alla scrollima nende numbritega. Tee 420. Ma olen juba kohal, aga sa võid hakata ise scrollima 420-ni. Kus on kirjas kanep? 69 üld- ja kutsehariduse punkt 69. Rakendame haridusleppes kokku lepitud ühtse üleriigilise õpetaja karjääriastmete mudeli ja palgamudeli. Selleks teeme palgaastmete muudatused põhikooli ja gümnaasiumi seaduses. Seda tegelikult oli arutatud terve selle streigi ajal ja... No see ongi näide sellest, et pannakse asja kirja paberile asi, mis nagu juba on töös juba. Jah, et see Jaagant tõi välja ka, et päris palju on asju, mis on töös, aga ei ole veel tehtud. Ja kui nüüd tehtud saab, saab öelda, et punkt koalitsioonileppes on täidetud. Sinul on punkt 420. Toetame rahvusvahelise kohtu ja rahvusvahelise kriminaalkohtu sõltumatut tegevust Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimisel ja sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmist. Selleks toetame rahvusvahelise tribunali loomist. Esiteks tervitame Aleksandr Popovi, rahvusvahelise õiguse spetsialisti siinkohal. Ja teiseks, see on väga huvitav punkt. Miks? No, me oleme politsei podcastis päris palju rääkinud rahvusvahelisest kohtust ja sellest, et väga kummaline olukord on sellega, et rahvusvaheline kohus on teinud 2 väga suurt asja, millest üks on Ukraina sõjas Vene kõrgete riigitegelaste nii-öelda vastutuse võtmine ja teine asi on see, et nad andsid välja siis käsu, mis puudutab Iisraeli juhtkonda ja Hamasi juhtkonda. Eks ju. Ja väga paljud riigid lähenevad sellele, ütleme, erinevalt. Et Venemaa vastuse võtmine hea, aga Iisraeli üle kuulumine on väga paha. Isegi siis, kui selle eesmärk on lihtsalt teada saada, kas siis oli või ei ole. Et millegipärast ühel hetkel on see parim institutsioon ever ja teisel hetkel see on väga halb institutsioon.
huvitav, kuidas poliitika nii töötab, on ju. See, kusjuures Iisraelist rääkides ja Palestiinast rääkides praegu on tekkinud mingid Euroopa Liidu riigid, kes kavatsevad vist vähemalt räägivad sõnades Palestiina riigiks kuulutamise juttu, mis on äärmiselt huvitav. Ja Eesti välisminister Margus Tsahkna võttis ka sellel teemal sõna. Ütles, ei, me ei taha. Ta ütles isegi väga armsasti seda. Ta ütles, Margus Tsahkna, kui on Iisrael, on Eesti sõber. Kunagi oli sukkel, sina oled minu sõber. Meie mees. Ja, ta ütleb, et Eestis ei ole mingit sellist arutelu. Ja Soome... Ja, et me ei hakka Palestiinat riigina tunnustama. Sest Soome Stuub ütles minu meelest, et see on aja küsimus. Jah. Et see on nagu huvitav näha, kuidas see... Just sõitsin autoga siia, kuulasin uudiseid, sellepärast tean. Et ma nagu... Et see on huvitav näha, kuidas see... rahvusvaheliselt see riikide seisukoht on nagu paindumas ja muutumas tasapisi, et see on nagu põnev jälgida. Eesti on ikkagi, Eesti on ikka Iisraeli sõber, on ju. Aga põnev on näha ja tore on näha, et teist nagu vähemalt avavad oma silmi selle suhtes, et kole genotsiid on käimas. Anna mulle üks number. Teeme 42. Sa võtad lihtsalt toredaid numbreid, jah? Ahaa, väga hea. 42 on punkt, mis räägib sisejulgeolekust ja turvalisusest ja ütleb, et varjatud julgeoleku ohtude õigeaegseks tuvastamiseks ja tõrjumiseks suurendame vastuluurevõimeid. Spioone tuleb juurde. No, jah, kapot tuleb juurde. Raha saab. No, see on hea. See on hea. Jah, polegi väga midagi öelda. Jah. Julgeolek. Jah. Fun. 200, palun. 200 tuleb kohe ja 200 on punkt koalitsioonileppes ja selle punkti sisu on järgmine. Kultuuri ja spordi valdkonnast. Kultuuritöötajate laulu ja tantsupea liikumise kollektiivi juhtide ja treenerite palgafondid kasvavad. Asutuste juhid saavad suurema paindlikkuse palgamudeli kujundamisel, selleks suurendame palgafondiga riigi sihtasutustes ja avalik-õiguslikes asutustes. Palgafondi kasvu võimalused lepitakse kokku eelarve läbirääkimistel. Siin on 2 asja. Esiteks, laulu ja tantsupea liikumise on suuremas fondis kui ülejäänud osa. See on lihtsalt naljakas. See on lihtsalt naljakas. Kopeeritud kuskile sisse, et nemad ka mailist ilmselt kopeeritud sisse. Paneme ikka, muudame sõnastast niimoodi, et paneme sellega. Ja teine asi on see, et palgafondi võimalused lepitakse kokku eelarve läbirääkimist. Parempoolne valitsus, Reformierakond, Eesti 200, majandusliberaalsed erakonnad, kes on nagu, me anname raha ja me mõtleme välja hiljem. Palju me anname. Ja siin koalitsiooni lõppes on hästi palju vist sellised punkte. Et kuskilt see raha ju välja tuleb. Ja, et on nagu alusdokument, siis on koalitsioonilepe ja siis eelarvedokument on alles augustikuus minu teada, on ju, hakatakse vormima või? Ja. Et siis eks näis, ega siin ei ole nii, et sa date'id ja siis oled suhtes ja siis on kõik, siin peab ikka veel järgmisi kokkuleppeid ka tegema, kokkukolimine ja nii edasi, et siin ma olen sellest Tinderi analoogias, mis on pigem hõre. Kas me teeme ühe veel ja siis teeme ühe veel ja siis lähme, ütle mulle üks number. Teeme 312. Ei, oota, teeme 174 hoopis. Teeme 174. 174 on sidevaldkond. Wow. Ja internet ja 174 on kehtestame täpsemad nõuded sidevõrkude projekteerimisele ja ehitamisele. Tegu oli üpriski igava punktiga. Kahjuks küll, jah. Kahjuks küll, aga tead, kõik ei võidagi kunagi. Nii et ma ütlen sulle ühe numbri ja kui see on kehv, siis see ongi nii. Ja nii see lõpebki. Ja mina ütlen sulle 400. Sa ütled ümmargusi arve mulle. Ja. Ja saad tagasi teha mulle lihtsalt selle eest, et mina peaksin ka scrollima. Jah. Täpselt nii. Ja, aga 400 on punkt. Võtame vastu nõusoleku seaduse jah-versiooni.
Kuule, ja sellega on väga hea lõpetada, seepärast, et amazing. See on väga tore punkt. Aitäh, see on suurepärane. Jah, väga tore. Ja räägime siis teisi uudiseid ka. Tead, mina lugesin ühte lõbusat lugu. Nii. See ei ole poliitika lugu, aga see on lõbus lugu Mattias Kalevilt Ekspressis pealkirjaga töölt väidetavalt 1,3 miljonit eurot sularaha näpanud Tallinna lennujaama töötajale esitati süüdistus. Ja see on hästi tore lugu sellepärast, et kuidas ta vahele jäi, oli kirjas juba aasta eest tegelikult, et siis Tallinna lennujaamas oli tööl inimene nimega Heldin Kolk, kes tegeles parkimisautomaatidega. Ja parkimisautomaatides sa said maksta kas kaardiga või sularahas. Ja Heldin Kolk oli ainus, kellel olid võtmed sularahale, mis sinna automaati kukkus ja siis aastate jooksul ta pani sealt suure osa sularaha oma taskusse. Ja siis kandis raamatupidamisse sisse, et sularahas maksti nii palju. Aga mis juhtus on see, et Tallinna lennujaam ja nagu ikka juhtub töökohtadel, võetakse tööle uusi inimesi. Tööle võeti uus pearaamatupidaja, kes hakkas vaatama, et teeme siis auditi, vaatame, kus on, kust raha tuleb, kuhu läheb. Ütles, et tahaks selle parkimisasjaga ka selgeks teha omale asjad ja siis sai aru, et seal on mingid ebakõlad ja tehti sisemine audit, saadi teada, et vist on 1,3 miljonit eurot puudu. Ja ma räägin sellest sellepärast, et ta jäi, et on kogutud tõendeid ja nende tõendite juures on 2 hästi naljakat asja minu meelest. Esimene asi on see, et see Heldin pani iseenda pangakontole 600 000 eurot sularaha makseid. Oi. Et vaata, sa eeldad, et kui inimene varastab 1,3 miljonit eurot, et siis ta mõtleb läbi selle, et peaks siis mitte vahele jääma. Äkki üks osa mitte vahele jäämisest on see, et ma ei pane enda pangakontole seda raha, mille ma varastasin. Ja selle jaoks pangad peaksid ka tegema kontrolle selle kohta, kus su raha pärit on. Jah, aga no kui see aastate jooksul on ju, paned iga kuu, kurat, ma ei viitsi seda välja arvutada, sa pead tegelikult ikka iga kuu päris palju raha panema kontole. Oh my god, sest tõmest oli aasta 2015 kuni 23. See on 8-9 aastat on ju. Aga selle jooksul sa pead ikkagi järelikult 60 000 panema iga aasta kontole. Kui palju aastaid? 8 või? 8 või 9, tegelikult on 9 kokku. Peaaegu 9, napilt alla 9. 600 000. 666 000 aastas, mis teeb 5500 kuus umbes. Jah. Mis on ikkagi väga suur summa. Et pank ka ei küsinud ilmselt, see on väga imelik. Iga kuu tuleb 5 tonni ja 600 000 pani on ju sularahas ja see on nagu nii absurdne, et kui sa paned ja ta ostis 100 000 euro eest, ostis sularahas maja endale. See oli ka kirjas sellises aasta tagasi loos. Issand jumal. Ta läks ma ei tea, kuidas ta seda 100 000 transportis, aga ta läks 100 000 euroga maja ostma, lihtsalt andis sularaha. See on täiesti jabur. Mul on veel jaburam asi, mis ta oma rahaga tegi. Ja, aga lihtsalt see on kõikide rahapesu. Kõik lipud põlevad, on ju. Kõik on red flags all over. Ja, on küll. Ja teine asi, millega ta veel vahele jäi, mis on ääretult naljakas, on see, et vaadati ta partnerkaardi sissekandeid. Ta käis Selveris, ostis sularahas asju 80 000 euro eest ja registreeris oma partnerkaardi ära. Oh my god. See on ju nii naljakas. Kuidas sa lähed varastama? Sa suudad pihta panna 1,3 miljonit eurot, on ju. Ja sa ei suuda leppida sellega, et sa ei saa sellest partnerkaardi soodustust või nagu, kuidas su aju ei tee seda klikki, et ma registreerin oma musta raha praegu sellega. Kuidas? Amazing. Issand jumal. Ja siis on nagu ka see, et vaata, tihtilugu jäävad vahele selliste asjadega, sa jääd vahele, kui tuleb uus töötaja või kui sa lähed töölt ära, on ju. Et mida sa peaksid tegelikult, ma mõtlesin pikalt, mida tegelikult peaks tegema on see, et sa hakkad nagu, kui sa otsustad, et I'm out of the game, sa peaksid hakkama nagu aastate jooksul seda nagu vahet nagu vaikselt maandama. Ja teisest küljest on see, et on loogiline, et sularahamaksed vähenevad aastate jooksul.
et see ei ole nagu võib-olla nii suur nagu erisus on ju, aga et kuidagi ta jäi sellele raamatupidajale juba vahele, et võib-olla siis need numbrid ei klappinud nii nagu nad peaksid, aga teisest küljest seal ongi nagu anomaalia ka, et ütleme, kui sa käid puhkusel ära, et siis automaadist tuleb, samas kui sa käid 2 nädalat puhkusel, siis võib-olla seda automaati ei avata lihtsalt sellel ajal, kui sul on probleem oligi sellest, tal olid ainsana võtmed. Tavaliselt selliste asjadega on see, et sul on 2 inimest koos, näiteks kui inimesed viivad sularaha, viivad automaatidesse, need töötajad, nad teevad seda alati paaris. See on ka julgeoleku küsse on ju, et keegi ei hüppa tagant selga ja ei võta raha ära, aga teisest küljest see on ka nagu oma sisemine kontrollimehhanism, et siukseid asju tehakse kahekesi on ju. Neile silma printsiip, jah? Jah, täpselt, et seda nad ei teinud ja see oligi see lipuke, mis ka tõusis on ju, et kahtlane on. Aga lihtsalt nagu need case'id on nagu nii totrad, et see on minu meelest äärmiselt naljakas. See on väga naljakas. Jah, siuke lugu Mattias Kalev Ekspress, väga fun. Väga fun. Mina olen saanud viimasel ajal teabeid selle kohta, kuidas tegelikult teenitakse raha ja kuidas saavad Eesti prominentsed inimesed raha. Nimelt ma olen saanud Facebookis jälle reklaame, mis on skämmreklaamid, krüptoskämmid. Ja. Mulle jagab neid üks inimene, kelle on State Representative Renita Shannon, kes on väga uhke. Tõenäoliselt riiklik esindaja ja mulle erinevad siis Eesti tegelased räägivad asju ja need isikud, kes on valitud, mulle tulevad feedi 2 isikut. Esimene, tõde, mida Igor Taro enam ei varja. Okay. Kas tõesti nii toimubki? Taro tõi välja jahmatava tõe. See on äärmiselt naljakas, sest sa valid kõikidest poliitikutest väga mitte midagi ütleva Igor Taro. Nagu kui ma räägin, nagu selles mõttes, et ta ei ole nagu Jürgen Ligi. Nagu sa saaksid Jürgen Ligiga rohkem klikke. Sa saad aru, et see on nagu välismaa skämm sellega, et nad on lihtsalt võtnud nagu võtame ministri. Ja nad ei tea, millist ministrit võtta. Võtame nagu tähtsa ministri. Mul on tunne, et see on nagu tähtis minister. Ja teine on veel huvitavam. Ta vaikis kaua, kuid nüüd kuulis kogu Eesti, mida ta tegelikult mõtleb. Poliitika, raha ja surve. Mida ütles Tarmo Jüristo tegelikult? Skandaal otse-eetris. Tarmo Jüristo ütles lõpuks välja. Jälle huvitav valik. Ka nagu vaata, kui nad läksid nende ETV töötajatega, et siis see oli nagu arusaadav, et sa võtad nagu teleinimesed, vaata, et see Urmas Vaino mikrofon sisse lülitatud on ju. Aga need on väga lambid valikud. See on nagu väga kummaline, sest kuidas nad Jüristoni guugeldades jõudsid? Ma ei tea, tõenäoliselt AI kuidagi tuvastas selle. Kes võiks rääkida rahast ja survest või mida iganes? Kusjuures Eesti Wikipeedias on, Wikipeedias on need alalehed, kus on kokku koondatud loendid, on ju. Wikipeedia loend Eesti aktivistid on äärmiselt naljakas. Ma ükskord kogemata sattusin selle peale ja Eesti aktivistides, siin on kokku nagu hunnik alakategooriaid, mida ma ei ole lahti vajutanud, on ju. Sest lehekülg Eesti aktivistid kategoorias, see on 18 nime. Ja need nimed on väga-väga lõbusad. Need nimed on, ma toon mõned näited. Kertu Birgit Anton, Tarmo Jüristo, Kari Käsper, Johanna-Maria Lehtme, Martin Luiga, Helgi Saldo, Triin Toomesaar. Ja siin on muid nimesi veel, keda ma lihtsalt ei toonud välja, aga siin on, ma räägin, kokku on 18 nime. Eks ta on nagu veitsa lihtsalt editimata nagu korralikult asi on ju, et ta ongi, ja siin muidugi ma saan lahti vajutada Eesti looduskaitset, siis tuleb kokku on ju, kokku tuleb mingid, muid nimesi veel on ju, mida on mingi 100 tükki on ju, aga lihtsalt, et see 18 aktivisti ja Tarmo Jüristo on seal ka, nii et võib-olla sealt jõudsid. Jaa, aga kusjuures Tarmo Jüristo reaalselt paljastas ka ühe asja ja ütles lõpuks välja midagi. Ma ei tea. Mis on juba aastaid teada olnud. Räägi. Ta nimelt avastas ja andis sotsiaalmeedias teada seda, et Accelerate Estonia, mis on Eesti riigi propageerimine, teil on slogan Teeme võimatu võimalikuks. Ja siis minister Erki Keldol oli selles pusa, millel oli ingliskeelne tõlge Making illegal things legal. Teeme ebaseaduslikud asjad seaduslikuks. Ja siis oli palju nalja selle üle, kus inimesed olid nagu, et AI-ga ikka võiks mitte tõlkida.
aga siis selgus, et see on juba räägi mulle selle kohta. Sa tead midagi sellest? Ma tean seda, ma eile kogemata sattusin ühes lokaalis kokku inimesega, kes kas on Accelerate Estonias töötanud või nendega lähedavalt koostööd teinud aastaid ja see inimene rääkis mulle sellest, et tegu on nagu aastate taguse sloganiga ja seal oli nagu mingi väga mõistlik põhjendus, sest kogu aeg komistatakse bürokraatiasse ja siis see tunduski nagu päriselt slogan, mida kasutada. Ja ta lihtsalt praeguseks mõjub hästi trumpilikult ja populistlikult, aga et nagu keegi ei ole aastaid seda tähele pannud, neid pusasid ja tote bag'e ja kõiki asju on jagatud lademetes inimestele, kes konverentsidel osalevad, see on kodulehel olnud väga-väga kaua aega ja nüüd lihtsalt Erki Keldo seljas see pusa nägi natuke naljakas välja. Jah. Ja Keldo ise ütles Delfile, et ta pole isegi seotud sellega, et see mingi kära tekitas ja ütleb, et seadustame ebaseaduslikult, see on ju selge sõnum sellele kiirendiprogrammile Accelerate Estonia. Teame, et tehnoloogia areneb nii palju kiiremini kui seadusandlus ja tihti seadusandlus jääb lihtsalt jalgu tehnoloogia arengule. No täpselt nii, jah, ongi. Aga see on silli ikkagi. See on mitmed pidi silli, et esiteks... Minu teooria on, et tegu on kõige parema poliitilise sloganiga üldse, sest üle Eesti on vähe inimesi, kes ei ole nõus sloganiga teeme illegaalsed asjad legaalseks. Väga ambivalentne ja igaüks võib ise valida, mis illegaalse asja ta legaalseks teha tahab ja ta on sellega nõus. Jah, mõrva võiks mitte valida. Jah, no okei, on ju, võtame niimoodi, et nagu surmapattudest pead nagu pooli ei tohiks võtta. Jah. Aga 420 on ja... Ja, noh igast pulli. Jah. Jah. Teeme. Jah. 420. Jah. Ei, see seadusandluse värk on hoitav pärast nagu, ma mäletan seda, kui Bolt ja Uber lihtsalt tulid ja lihtsalt ignoreerisid kõiki taksoreegleid, vaata. Ja siis samal ajal lobisid. Lihtsalt nii suureks, et seadus pidi järgi tulema. Seadus pidi järgi tulema. See on väga tore, mulle ei meeldinud see. Ei, see ei ole, ei teki tunnet, et asi võikski nii olla, on ju. Kas ma võin teha oma hästi lühikese idufirma rendime siinkohal? Ei, muidugi. Et idufirmade, minu jaoks kõige hirmsam koht ongi see, kus põhimõtteliselt teenuse innovatsioon seisneb kas maksueelises või lihtsalt selles, et tehakse seadusega mitte kooskõlas olevaid asju, et see innovatsioon seisneb näiteks siis selles, et sa ei järgi mingeid turvanõudeid või mingisuguseid asju. Näiteks Airbnb kontseptuaalselt tore asi, aga on muutunud lihtsalt on ju mitte reguleeritud hotellideks, kus ka mõnikord ei maksta võib-olla turismimakse mingitele linnadele ja Uberi mudeli suur element on lihtsalt selles, et see nii-öelda innovatsioon on tööõiguslik, ehk siis, et sul on töötajad, aga sa ütled, et nad ei ole töötajad, vaid nad on teenusepakkujad, kes vastutavad ise oma kõikide kulude eest, mis on maksuoptimaalne ja sa seod nad selle kaudu oma platvormiga ära, et nad... Ja ei taga neile sotsiaalseid garantiisid, mis tavalisele töötajale on tagatud. Et nad ütlevad, et eks nad ise otsustavad, kuidas nad endale palka maksavad või ei maksa ja kas nad on ju, saavad haigekassa või ei, on ju. Et see on omamoodi ärimudel, mis on väga siuke kauboi kapitalistlik ja sa lihtsalt ütled, et me tegelikult oleme leidnud need kõige hallimad alad ja loophole'id ja teeme sellega äri. Ja teine pool sellest on see, et sa pliidid raha, sa pakud odavat teenust, mis on mugav ja kättesaadav, inimesed kasutavad seda teenuseid ja sellel ajal, kui kõik su konkurendid on põhimõtteliselt välja surnud, siis sa tõstad hinda ja muudad teenuse tingimusi ja teenuse kvaliteeti, mida sa saad teha ühepoolselt, sellepärast, et sa kontrollid seda. Ja Orso, seal on see lisaaspekt, et kuna sa pakud tõepoolest tarbijale vahepeal odavamat teenust ja teed selle lihtsamini kättesaadavaks, mis võib tõepoolest olla innovatiivne, siis tarbijad on sinu taga, sellepärast, et keegi ei taha health and safety reegleid seni, kuni neil juhtub midagi halba. Ja, just. Et kõik vihkavad seadusi ja reegleid seni, kuni... No sellepärast make illegal things legal ongi nagu hea slogan, noh. Ma räägin, kogu Eesti. Keegi leiab midagi, mis talle sealt meeldib. Et loomulikult, ja teisest küljest ongi see, et ega regulatsioonil on ju tihtilugu enamasti hea algpõhjus.
et just nagu kui sa et health and safety just, et seal on mingi põhjendus, miks sul peab olema nii ja naa ja see tundub vahepeal ebanormaalselt nagu pärssiv või et siuke nagu näiteks Inglismaal on väga reguleeritud hulk inimesi, mis tohib olla nagu näiteks kontserdil ja siis see saal ongi pooltühi, aga see on max capacity ja nii on ju. Ja sul on tunne, et see on liiga palju, aga kui maja põlema läheks, siis tegelikult ei olnud liiga palju, tegelikult oli põhjendatud on ju. Enamasti nendes tulekahjudes, mis on ööklubides või sellistes kohtades, tuleb välja, et on halvasti paigaldatud elektriseadmed, mingisugused underground kohad tihti või siis lasti liiga palju inimesi kontserdile või mõlemad. Ja siis, et see regulatsioon seal on nagu tavaliselt on nagu mingi juurpõhjus olemas, jah. Mis ei tähenda seda, et see oleks alati vale ja muidagi kõik idufirmad ei ole halvad ja minu jaoks ongi nagu, ütleme, see hetk, kus sul võib olla Silicon Valley sari minu arust vist näitas ka seda aspekti hästi, et sul on nagu tehnoloogiliselt innovaatiline idee tõesti ja see ongi hea idee, aga selleks, et seda monetaisida, siis sa pead nagu õelaid asju tegema potentsiaalselt, selleks, et oma head asja turule saada. Jaa, aga pusa on ikkagi naljakas. Ja ei, pusa on naljakas, jah. Aga ma siin vahepeal lihtsalt jaurisin idufirmadest ja... Kuule, aga kas on veel? Kuule, ega ju ei ole. Ja viimane meeldetuletus, et kui te juhtumisi olete Reykjavikis või teate kedagi, kes elab Islandil, elab Reykjavikis, öelge neile palun, et kuulge minge Ain Vaide stand-upi vaatama, ta on väga naljakas. Saatke neile link päriselt ka, see oleks ülitore ja üliarmas ja ma väga appreciate'iks, kui keegi seda teeb. Ja järgmine nädal me teeme väikse pausi täpselt sellepärast, et ma olen ära ja meil on ajavahe ja me ei tea, kas meil on internetti ja nii edasi. Nii et järgmine nädal kuulete ilmselt mingit Patreoni osa. Jaa. Tava feedis. Ja meie kogume vahepeal mõtteid ja energiat ja siis saame jälle kokku ja siis meil on nii tore, see mõttes, et ja vaadake patreon.com/suvariik, just tuleb uus osa välja esmaspäeval, kus me räägime skandaalist, mille nimeks on pandud, ma eeldan, Andropovit. Ma ei tea, kas see skandaal on ka nimetatud või ei, aga me räägime sellest, kuidas 2 meest skandeerisid Andropovit. Ja me räägime üldse väga palju alkoholist ja poliitikast ja ma vahepeal teen mingeid imelikke hääli. Jah. Aga see on lõbus võib-olla. Kuulake. Ja mul on, tähendab, siiski reklaaminga karakterbaari Tatari 64.2 tore, ilmaspäevast reedeni saate tulla, saate hängida, saate üritusi teha näiteks, kui te kirjutate meile näiteks maju@karakterbaar.ee või Facebookis ja saab niisama tulla, saab üritusi teha, saab firma üritusi teha, me saame igasuguseid tüüpi arveid teha ja 13. võite tulla, ma teen üks väike pidu, kui ma vahetan oma töökohta, siis võite läbi astuda karakterbaarist õhtul. Ma täpselt kellega ei tea veel, aga võite kõik tahate, võite tulla ja see on tore, me võib-olla mängime muusikat ka. Väga meeldiv. Ja on küll, eks ju. See on Suvariik. On küll Suvariik, jah, SOS. SOS, tšau.